Hello, hello. Do you hear us? Tere, kas kuulete meid? Tere pärastlõunat. Ja olengi teile nüüd sõna andnud, see suur ekraan on teie oma ja 20 minutit on teile aega. Väga kena, tere. Jah, tere päevast. Mul on tõesti hea meel teiega siin suhelda. Minu nimi on Carlos Alonso. Mina olen kuraator, ma olen Eestis ka mitu korda kureerinud näitusi ja olen ka Madridi muuseumi endine direktor. Ja see on just sellest perioodist, millest me hakkame rääkima ja tema tegi Hispaania väga edukaks rahvusvaheliselt. Mul on tõesti suur au, et ma saan, et mu kallis sõber Nadia Hernandez kõneleb minuga koos, tema on samuti kuraator ja kultuuri ajaloolane. Ta tegeleb väga paljude asjadega ja tema on tegelenud paljude väga tähtsate kogudega Euroopas ja väga muljet avaldavate näitustega on ta ka välja tulnud viimastel aastatel Hispaanias vähemasti. Ja need näitused nende näituste jaoks ta tegi põhjalikke uuringuid ja kujundas ka narratiivi sellele näitusele ja Picasso risttuules kunstdiktatuuri vastu. Seda on paljudes kohtades näidatud Madridis, Barcelonas, Pariisis ja loodetavasti jõuab see ka ükskord Eestisse, Narva. See on esimene asi, mida ma tahtsin teile öelda. Me tegime ka väikese ettekande. Ma mõtlesin, et meil on natuke rohkem aega. Meil on 20 minutit, jah? No selge. Vaatame, kas me saame hakkama. Kokku on 30 minutit, aga arvatavasti on pärast ka küsimused-vastused. Teeme siis väga kiiresti. Ma tutvustan seda perioodi. Periood on Franco režiimi aeg. Franco oli diktaator, kes jäi pärast Hispaania kodusõda võimule, 1 miljon surnud ja pärast seda veel 500 000 represseeritud. Nii et üks Franco katseid oligi Guernica vastu võidelda, mida Pablo Picasso siis tegi, mis kujutas Toledot ja see on vabariiklaste poole kangelaslikkust näitab. Nii et see oli väga-väga tähtis kunstiteos. Hispaania kodusõda asendus diktatuuriga, mis kestis peaaegu 40 aastat. Nende 40 aasta jooksul 1937 meest alates oli siis diktatuur ja selle oli mitu etappi nii seoses piiride ja kultuuriga. Kõigepealt olid piirid vägagi suletud. Olukord oli selline, kus väga palju lahkusid, eksiili, tähtsad kirjanikud, Picasso samuti ja teised intellektuaalid. Ja oli ka selline siseeksiil, sisepagulus. Hispaanias inimesed jäid, aga nad ei julenud Franco režiimi vastu sõna võtta. Paljud nendest intellektuaalidest tulid järgnevate aastate jooksul ka Hispaaniasse tagasi ja režiim muutus vähem ideoloogiliseks, aga rohkem tehnokraatiliseks. Nii et toimus teatud koos eksisteerimine nende kunstnikega. Nii et senimaani, kuni te otse ei protesteerinud režiimi vastu, oli neil ka teatud vabadus näidata, mida nad tahtsid, aga see ei tohtinud kritiseerida võimu. Ja väga palju
avangardistlikku kunsti, arhitektuuris, kirjanduses tuli, aga see kõik pidi ikkagi jääma piiridesse. Ja siis oli veel kolmas periood, diktatuuri viimane periood, kus Hispaania püüdis oma piire avada, millest me juba rääkisime kultuuris ja mujal, et kujundada endast teistsugust kuvandit. Siin te näetegi seda jõupingutust. Hispaania turismiminister ja tema ütles, et meie hakkame kultuuriturismi edendama ja sellist. Aga mida me siis tegime? Me hakkasime Hispaania ideed müüma kõikide erinevate teemadega seoses ja ka selliste ettevõtmistega nagu Eurovisiooni lauluvõistlus 66. aastas, kus Hispaania laulja võitis. See oli tohutu valitsuse poolt tehtud kampaania, et näidata, et Hispaanial on nüüd teine nägu kultuuri kaudu. Me oleme vaid teine kord veel Eurovisiooni võitnud veel ajaloos, aga see oli konkreetne režiimi strateegia. Pidime mõtlema sellest hetkest, mil režiim meelega hakkas ennast kultuuri kaudu välja murdma piiridest. See oli see raamistik, kus arenes kogu see lugu. Diktatuuri viimane periood Hispaania hakkas oma piire avama vähehaaval. Ja nüüd annan sõnajärje Nadjale. Suur tänu, Carlos. Ja ka tänan Narva muuseumit ja kõiki kuulajaid. Nagu te teate, meie eesmärk on siis näidata teile neid rünnakuid, mis Pablo Picasso vastu ja tema nime vastu läbi viidi. 71. aastal toimus see mitmes Hispaania linnas. Need vägivallaakte nähti suurema kultuurivastaste rünnakute lainena, mis ulatus kaugemalegi kui Franco režiim. Need olid tegelikult koordineeritud tegevused ja see on just iseloomulik Franco lõpuperioodile, kus juba tema nimest hakkas demokraatia sümbol saama. Ja kunsti kaudu hakati protesteerima siis Pablo ja Pablo Picasso toodi sinna mängu. Te saate aru, olukord oli keeruline ja et seda mõista tuleb minna tagasi 37. aasta, kui Picasso võttis vabaliikliku valitsuse palve vastu luua Guernica Pariisi maailmanäituse Hispaania paviljoni jaoks. Ja Picassol oli ka teine töö sellele samale paviljonile, Dream and Lie of Franco, seda ta tegi. That's Dream of and Lie of Franco. Selle teose nimi oli siis Dream and Lie of Franco, Franco unistus ja vale. Ja need olid 2 gravüüri, kus oli 9 stseeni ja neid pidi müüdama postkaartidena. Ja neid pidi müüdama siis koos Picasso poolt loodud luuletusega Fandango of Little Owls. Ja selles teoses oli kindral Franco karikatuur ja see näitab ja seal on näha ka seda, kuidas milline on see hävitus ja surm ja see haakub väga täpselt Guernica pildiga. Aga ega Picasso Franco vastasus ei peatunud seal Hispaania paviljonis 37. aastal. Ta ka sekkus isiklikult. Temast sai keskne figuur Hispaania eksiilis asuvate kultuuritegelaste hulgas.
ja 1944. aastal astus ta ka Prantsuse kommunistlikusse parteisse ja see mürgitas veelgi tema suhteid Franco režiimiga, see on ju selge. Ja tema poliitiline seisund ja staatus avangardistliku kunstnikuna tähendas seda, et teda hakati Hispaanias, hakkasid tsensorid tema tegevust piirama ja ta ei muutunud Hispaanias nähtavaks enne kui 50. aastatel. Siis kui Franco režiim otsustas oma rahvusvahelist või Hispaania rahvusvahelist mainet parandama hakata kunsti kaudu. Ja selle saavutamiseks oli tarvis depolitiseerida ka Picassot ja tuli edendada ja eraldada tema töö kunstnikuna ja tema poliitilised väljaütlemised. Ja see tähendas seda, et see oli ka Hispaania huvides, et neutraliseerida sellise kunstniku kohta käiv müüt, kes kehastas võimalust ühendada loov sõltumatus poliitilise pühendumusega. Ja Picasso muuseum Barcelonas avati 1963. aastal ja sellest sai poliitiliste ja kunstiliste pingete keskpunktiks kunstniku ja režiimi vahel. 70. aasta veebruaris annetas Picasso muuseumile rohkem kui 900 oma varase perioodi tööd. Ja selles avamistseremoonial Picasso keelas tseremoonia selleks, et hukka mõista 16 ETA liikme kohtupidamist, kes pidid surmanuhtluse osaliseks saama. Ja Picasso oli selle vastu, et Hispaania valitsus saaks tagasi tema Guernica maali ja ta nõudis ka seda, et Picasso jäi ise Prantsusmaale, suri 2 aastat enne Francot ja kunagi ei naasnud Hispaaniasse. Oktoobris 1971 sai Picasso 90-aastaseks ja see sünnipäev näitas, kui polariseeritud on kunstniku vastuvõtt. Tema nimest oli saanud vabaduse sümbol osade jaoks, aga teiste jaoks oli ta Franco vastasuse kehastus. See oli viimane võimalus pühitseda Picasso elu. See oli viimane võimalus pühitseda kunstniku elu ja selleks Hispaania organiseeris ürituste programmi, et austada kunstniku ilma tunnustamata meest. Ja oktoobrist siis 71 sai väga ebaharilikul viisil nähtavaks see kunstnik, aga tema vastu hakati ka rünnakuid pidama. 3 päeva pärast tema sünnipäeva siin on pildid Barcelonast ja siin on näha, millal need esimesed rünnakud toimusid, mida viisid läbi Guerrilleros de Cristo Rey. See toimus Madridis raamatupoodides, kus akendel olid Picasso pildid välja pandud. Ja 5. novembril rünnati vägivaldselt teogaleriid Madridis. Seal oli Picasso näitus, kus oli 24 gravüüri
need hävitati jälle nende samade Corraliros de Cristo Rey grupi poolt. Nad mõistsid Picasso hukka kui marksisti, sõjaka kommunisti, ebapatriootilise, homoseksuaali, pornotegelase ja veel ebaseadusliku lapse. Teistes linnades toimusid samuti rünnakud Picasso vastu, see on Barcelonas ka. Rünnak oli Picasso muuseumi vastu ja see hävitati ja samuti üks raamatupood Think Toros pandi põlema. Rünnakud Picasso vastu Madridis ja Barcelonas kujutasid endast kampaaniat mitte ainult Picasso nime vastu, vaid nende vastu, kes kiitsid ja hindasid seda kunstnikku. Need rünnakud toimusid siis, kui Picasso oli jälle meedias väga nähtavaks saanud. Võiks arvata, et rünnakud toimusid tema vastu, aga need olid väga brutaalsed rünnakud, eriti selle Theo galerii vastu, et kavatsus ei oli mitte ainult Picasso sümbolid hävitada, vaid ka neid, kes teda hindasid ja austasid. Võimud hakkasid poliitilist mõõdet seal vähendama ja ütlesid, et tegemist on vandalismiga. Et need on lihtsalt et see on lihtsalt huligaansus. Ja need rünnakud andsid põhjuse ka julgeoleku peadirektoraadile repressiivset kontrolli suurendada Picassoga seoses. Ja need rünnakud neutraliseeriti, rünnakud suruti maha. Nüüd saame rääkida, mis see motivatsioon oli nende rünnakute taga. See reklaam, mis Picassot ümbritses 71. aasta sügisel, laskis valida Picassost just selle sihtmärgi. See oli osa strateegiast, mida selgitavad need poliitilised eesmärgid. Ja näiteks poliitik Blas Piñar, kes oli Franco režiimi poliitik. Tema oli väga lähedane Francole ja on võimalik tõmmata paralleel selle Blas Piñari kõnede ja tema noorte järgijate rünnakute vahel Picasso vastu. Aga Blas Piñar oli eksinud. Tema arvas, et Theo galerii näitusel pandi välja Dream and Lie of Franco, see teos. Ja ta arvas, et kõik said minna sinna galeriisse ja vaadata neid gravüüre, mis ründasid diktaatorit. Aga vastupidi, selles galeriis olid hoopis teistsugused gravüürid, Suite Volard, mis küll ajaliselt langes kokku selle teise teose loomisega, aga olid täiesti teistmoodi. Nii et fanaatikud paigutasid Picasso vägivalla risttulle ja kahtlemata tegemist oli vägivaldsete ja sünkroniseeritud tegudega kunstniku vastu ja see oli, arvati, et Picasso ründab ja solvab Francot kunsti läbi. Pärast neid rünnakuid Picasso vastu
oli näha, et Euroopa pühitses teda, aga Hispaania ei kasutanud ära seda võimalust, isegi kui tema pärand oli rünnaku all. Nüüd räägib Carlos. This is Sorry? okay. Okay. The answer to this circumstance, it was Vastuks sellisele olukorrale, kuna tegemist oli niivõrd vapra tegevusega, mis andis võimaluseks protesteerida terves maailmas. Tegemist oli enneolematu liikumisega ja tegevusega ja galerii omanikul oli suurepärane idee, et kavandada, et tegemist oleks siis näitus Picassost ning ta otsustas, et ta näitab, kui tähtis on Picasso kunstimaailma jaoks. Ja see ei puuduta mitte ainult Hispaaniat, vaid ka Euroopat ja ülejäänud maailma. Nagu te teate, siis Hispaania on tihedas seos Ladina-Ameerikaga ja Franco perioodil need ei läinud kaduma. Ja ma nüüd vaatan selle väga kiiresti üles, siis te näete mõningad teoseid ka. Aga põhimõtteliselt, mida nad tegid, olid see, et nad palusid kõige parematel kunstnikel, intellektuaalidel, autoritel, luuletajatel, filosoofitel, nõnda edasi, saata mingi väikse teose, mis oleks siis austusavaldus Picassole. Ning selleks, et seal oleks ka formaat, nad otsustasid kasutada aluseks sellist väikest laudlina, kus oli see üks teine väga tuntud kunstnik muutus selle populaarseks, Salvador Dalí, sest kui tal või olnud probleeme Franco režiimiga, aga teda peeti väga oluliseks, kasutati samasugust tehnikat postiteenistuse kaudu, et nad saaksid üle piiri, siis nad hakkasid saatma neid laudlina kui väikse palvega teha austusavaldus Picassole tema sünniaastapäevaks ja näidata inimestele, mida Picasso maailmale tähendab. Ning selle vastuvõtt oli suurepärane, nii et kui mul oli, see oli vist üle 400 laudlina tuli tagasi kõikidel kunstnikelt ja me näeme siin ka, kui ettevaatlikult siin on väljendatud ning seda ei saa režiim kontrollida, sest see ei ole Franco vastane, aga üks peamistest avangard kunstnike gruppidest, pop-kunstnikest, kes töötasid Hispaanias sellel hetkel, siis nemad omalt poolt pakkusid välja sellise väga kuulsa näite, mis oli siis poksikinnas nimega Picasso, ehk siis Picasso tema jüngrid võitlevad vastu, nii et kui me vaatame seda mõju Alexander Kaplan näiteks, siis temal oli Picassoga näitus Guernica paviljonis ja tema pakkus oma poolt sellise teose välja. Ning lisaks on ka teisi näiteid, siis Sonia Delaunay, Wilfred Lam, Ladina-Ameerika kunstnikud ja siin on näha seda, kui mitmekesised need vastused on ja milline paramilitaarne frankomeelne organisatsioon saaks reageerida sellisele väljanäitusele, sest kunstnikke oli väga palju nii paljudes kohtades maailmas, kes murdsid maha neid müüre. Aser Jorn näiteks kõik reageerisid ja kahjuks esimene näitus seda Hispaaniasse näitada ei saanud, sest olukord on liiga pingeline. Siis Endro Coba, siis siin on jällegi Guernica. Nii et siin on tegemist selle sama teosega, mis hävitas Franco režiimi ja Picasso vahelise suhte. Ja nagu näete, siin oli tegemist väga kunstimeelse väljendusega, aga see oli vägagi selgelt väljendatud Rafael Alberti, kes oli üks
kunstnikest, poeetidest, kes pidi minema Mehhikosse pärast sõda, tuleb tagasi, siis Antonio Saura. Need olid kirjanikud, kunstnikud, intellektuaalid, kes esindasid Hispaania ja Euroopa rahvusvahelist panoraami ja nemad reageerisid sellele üleskutsule selleks, et nad saaksid teha nii kõva kisa, et seda oli võimalik kuulda kui üle piiride. Nii et see oligi väga oluline liikumine kunstiliselt kogukonnalt. Siis edasi, siis Juan Genoves on Hispaania üleminekuaja võtmekunstnik ja tema kujutas mõningaid kõige olulisemaid materjale ülemineku aastatelt ja aastal 75 siis viitas kultuuripärandile ning need, kes olid eksiilis, tulid tagasi ja said rääkida ka sellest, milline on võimalik režiimi ületada. Ja see oli esimene kord, kui Hispaania kultuuripiirid lammutati võrreldes siis varasema 40 aastaga. Ja ma tõesti loodan, et ma saan seda näitust ka tutvustada Eestis ning ma tahaksin tänada Narva muuseumi ja õnnitleda teid selles, et olite niivõrd vaprad ja olete teinud nii paljusid põnevaid asju ning loomulikult ma tervitan Mariat, direktorit ning ka hea kolleegi Nadjat selle suurepärase uurimuste eest. Suur tänu!